Oled kuulamas podcasti Katus sõidab. Uurime, kuhu ja miks ta sõidab ning leiame tööriistad, mis päriselt toimivad. Tere tulemast kuulama podcasti Katus sõidab. Tänaseks modereerijaks olen siis mina Piret ja meie saatekülaliseks on kaunis ja särav Nika Avamägi. Kohe saame tuttavaks temaga ja kuulame, mis tal meile öelda on. Ja lihtsalt alustuseks võib-olla ütlen seda, et ma ei hakka pikemalt siin saates enam selgitama RI metoodikast, et kes tahab sellest lähemalt kuulata, kuulab järgi meie esimest saadet. Aga lähme lendu ja vaatame, kuhu see saade meid täna sõidutab. Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja aitäh kutsumast. Mul on väga hea meel siin olla. Aitäh ja minul on väga hea meel, et sa nõustusid. Nii, aga esimeseks küsimuseks võib-olla räägidki sellest, et kuidas algas koostöö integratiivsete psühhotehnoloogiate kooliga ja Mariaga üldse? Mind tõi kogu selle ägeda seltskonna juurde minu ema. Ja minu ema kinkis mulle üliminalaagri, kuhu ma siis väikese õrna ärevusega läksin ja maksimumi sellest võtsin, et ma enne olin ka terve elu tegelikult kokku puutunud või tegelenud sisemaailmaga, enda juhtimisega, enesejuhtimisega, eneseabiga, kuidas keegi tahab nimetada. Ja mul oli väga lihtne astuda sinna maailma sisse, teha neid praktikaid kaasa, suudad selle jõu ja fookuse endas leida ja suurepärane. Võtsin maksimumi sellest, soovitan igaühele nagu päriselt. Ja siis seal sain tuttavaks Mariaga. Meil oli esimene koostöö siis midagi, mis ei olnud veel päris koolituse raames ja Mariale meeldis minu töökultuur. Ja tegelikult oligi see, et ta ütles, et siin ma saan usaldada, kas sul need ja need teemad on selged. Ma ütlesin, et nagu pihtas põhjas, et sporditeaduste magister isegi omandatud, absoluutselt selge, kas annaksin seda teemat edasi. Ka siis just ongi RI nii-öelda õppijatele ja tulevastele terapeutidele. Oi, kuidas siis tekkisid igasugused hirmud ja küsimused, et kas ma olen ikka piisav selle jaoks ja kas ma saan sellega ikka hakkama ja siis mäletan, et sõitsin enda põhitöökohalt päeva lõpus siis koju ja mõtlesin, et jah või ei, jah või ei, jah või ei. Ja siis keerasin telefoni ümber ja siis mul nimi oli enne Jaanika ja perekonnanimi on Avamägi ja mu telefoni taga oli esitähed J-A, ja siis selle pealt ja no olgu, teeme muidugi ja uskumatu, kui edukas see oli, kui hästi tundsin mina ennast, kui palju ma tundsin, et mul on edasi anda, sest teadus on arenenud seoses anatoomia füsioloogiaga tohutult. See, mis mina ülikoolis omandasin, baasteadmised on samad, aga lisateadmised sinna peale. Natuke on ka baasteadmisi veidi korrigeeritud teaduse mõttes ja nii palju lisaväärtust ma vähemalt ise tundsin, et ma suutsin edasi anda. Tagasiside oli väga positiivne ja sellel aastal oli juba teine grupp siis anatoomias füsioloogias, keda siis koolitasin ja jätkuvalt läks edukalt, et kui sa saad kas või ühe tagasiside, et see oli võimas, et osaleja oli ülikoolis anatoomia füsioloogia läbinud ja ütleb, et mul on väga hea meel, et ma siia jõudsin, sest ma sain siit nii palju lisateadmisi ja just, et üks asi on lisateadmised, aga just, et nii palju selgemaks sai siis anatoomia ja füsioloogia. Et siis ma mõtlesin küll, et opa, et
sobib, see koht sobib. ja nüüd ma olen ka siin, kuna ma siis koolitan anatoomias, füsioloogias teise astme terapeute, siis kutsuti mind ka siia podcasti. Just, et siinkohal ma võib-olla natukene täpsustan, me ei tohi kasutada sõna terapeut, jah, on ju, et me oleme psühhotehnikud. Psühhotehnikud. Just. Hästi. Ja teraapia on selline mõiste nagu ravi, et otseselt me ei ravi, et me olemegi siis psühhotehnikud ja vaimse tervise nõustajad. Väga hästi. Väga hästi sobib. ja selle koha pealt võin täiesti kinnitada, et mina olen ka läbinud sinu kursuse. Õigus. Just. ja mul oli väga palju aha-efekte või see, kuidas üldse naise keha töötab. Ma mäletan, et ma kuulasin sind ja mõtlesin, vau, miks keegi mulle varem ei ole rääkinud, et üliäge. Nii et aitäh sulle selle eest. Ma siiamaani muideks pean päevade päevikut. Jah. Mis on nagu aitab mul iseennast paremini tunda. Just nagu jõuda, et miks ma mingi päev midagi teen või miks mul mingi tuju on peal, eks. Mingi isu on peal või ühesõnaga jah. Ja millal sa oled produktiivne ja millal võib-olla nii produktiivne, tähendab produktiivne, keha on siis väga produktiivne. Aga millal tegeleda millegi, mingi arenguga just, mis vajab tugevat vaimset tööd. Et ja millal siis natukene puhata võib-olla väga tugevast vaimsest tööst. Et suurepärane käega katsutav kasu tegelikult. Ja, täiesti just. Aga räägigi võib-olla, kuidas sa jõudsid ise sellele õpingu teekonnale, anatoomia, füsioloogia, et mis sinu lugu on? Sporti olen ma teinud terve elu. Ma alustasin tantsimisega, kui ma olin 4-aastane või vanemad siis panid, et tõenäoliselt pigem oli see niipidi. Aga kui ma olin 14, mis iganes see oli, ma ei tea, otseselt keegi mul tippspordiga peres ei tegelenud, jah, isa mängis korvpalli ja võrkpalli ja ma käisin taga kaasas ja mulle tegelikult meenub, et mul meeldis temaga kaasas käia, aga lihtsalt olin 14, järsku tundsin, mina tahan hakata tegelema kulturismiga. Ja jalutasin sisse, ma olin pisikene blond tütarlaps, jalutasin sisse mingi, tegelikult ma ei tea, kui vana ta oli, esimene treener seal ühes kohalikus jõusaalis Pärnus ja näitasin seina peal siis ühe body fitnessisti pilti, et ma tahan seda hakata tegema, ma ei osanud nimetadagi, mis see siis on. Ja siis ta mõtles, et päris huvitav, aga õnneks ta küsis oma tütre käest, et kas Nika sõnu tasub usaldada. Ja siis see minu tantsupartner ütles siis enda isale, kui Nika seda ütles, siis tasub usaldada. Ja sealt ma hakkasin tegelema tippspordiga, sealt sujuvalt ma läksin, vahepeal käisin majanduskoolis, aga sujuvalt läksin siis Tallinna Ülikooli kehakultuuri õppima, bakalaurus, siis sporditeaduste magister. Ja ei saagi nagu näppu peale panna, mis see konkreetselt oli. See oli lihtsalt mingi sisemine jõud ja ma õnneks ei tundnud mitte mingit häbi ja jalutasin sisse, ma tahan sellega hakata tegelema ja hakkasin ja siiamaani tegelen regulaarse jõutreeninguga ja vahepeal siis suutsin edukalt maailma tippu viia erinevaid bikini fitnessi sportlasi, et Euroopa absoluutne juunioride meistritiitel treenerina, iseendal Euroopa juunioride pronksmedal olemas, et jah, kuidagi siuke harmooniliselt läks see just selle sisemise kutsungi kuulamine juba noores eas. Sest tasub ära, väike vihje. Et üliäge kuulata, et tavaliselt on ju see, et
noored ei tea, mida nad tahavad või lõpetavad juba keskkooli ja siis peab valima ülikooli ja siis nad on, et ma ei tea. Et kui inimesel on nagu nii tugev kutse, seda on väga äge kuulata. Jah. Okei. Järgmiseks küsimuseks on mul siin kirjas, et mis inimese keha juures sind tänaseni kõige rohkem hämmastab? Ja ongi kogu selle nii-öelda aastate pikkuse, peaaegu 20-aastase siis kehalise teekonna juures ütleme, mis kõige rohkem hämmastab, aga inimkeha tervikuna. Kui võimsalt on loodus inimese loonud ja kui visa ja andestav meie organism on kõikidele meie jamadele, mida me teeme või kuhu me oma organismi paneme või mis seisundisse me paneme või jätame unest ilma või nagu ja kui visa tööloom ta lihtsalt on, aga ta väsib ka ühel hetkel ära ja et me peaks ikkagi kindlasti tegelema enda kehaga. Aga kõige rohkem hämmastabki see, et kui võimas süsteem see kogu inimkeha on ja miks kõik asjad on põhjusega, et me mõtleme, et kõige lihtsam, inimesed tõenäoliselt teavad, et aevastamine on ju, aga see on põhjusega. Mingi võõrkehad või viirusosakesed on sattunud meie hingamisteedesse või tolmuosakesed. Miks me köhime? Meie hingamisteedes on mingi takistus. Miks me oksendame, et meie maos on midagi, millega meie keha sellel hetkel hakkama ei saa või siis lihtsalt meie keha hetkel ei tegele seedimisega, miks me minestame? Sellepärast, et keha tahab lihtsalt, et sa heidaks pikali, et siis nii-öelda aju verevarustatus oleks maksimaalne, et miks meil tekib valu? Sellepärast, et keha hoolitseb, et sa rohkem ei liigutaks, et ta saaks rahulikult taastada ennast. Miks meil tekib põletik samamoodi, et seal saaks parandusprotsessid nii-öelda pihta hakata, aga põletik on ka valus ja tänu sellele, et me rohkem ennast juurde ei vigastaks. Nagu kogu aeg see meie organism on nagu mingi vanaema, kes mingi, kas sa nüüd saad teida pikali, kas sa nüüd palun ära enam mürgita mind, saadab nii-öelda mürkaineid kehast välja, on ju. Et see nagu meeletu siuke heas mõttes tööloom on meie organism ja see nagu hämmastab. Ja kuidas kõik asjad meie kehas on põhjusega. Et see on hästi äge. Kui ma suutsin praegu oma mõtet edasi anda. Ja suutsid ja. Ja mind kuidagi nagu kõnetas see lause, et keha andestab. Kõik selle jama, mida sa talle teed, ta andestab. Ja hakkab kohe sind parandama, tervendama, annab sulle märku, kuula mind. Ja nagu ustav koer, sa oled ära 2 päeva, 3 päeva, 2 tundi või 8 tundi, sa tuleb koduks sisse ja ta on ikka vaatab suurte silmadega, kuidas ma saan sulle olemas olla, et su keha on samamoodi, aga kurb lugu on see, et me võib-olla võtame seda natuke iseenesestmõistetavana, teadlikkust on vähe. Me ei arvesta sellega, inglise keeles, kui tohib kasutada ingliskeelset väljendit, on lihtsalt ülimalt hea väljend. It leaks. One day it leaks. Et kui me ikkagi paneme keha ikkagi optimaalsest seisundist, siis väga erinevasse seisundisse järjepidevalt, siis ühel hetkel ta enam ei suuda. Ja siis küsida, et mida ma nüüd saan teha oma keha jaoks. Muidugi saab teha. Juba 2 päevaga paranemisprotsessid pihta. Aga kui juba välja kujunenud mingid haigused, et siis on natuke keeruline, et seda tasuks ennetada. Just.
Et siinkohal võib-olla küsikski edasi, et milline organsüsteem on sinu arvates kõige alahinnatum? Alahinnatum? Mhm. Jaa, põhimõtteliselt, mis on meie organsüsteemid, eks ole, südame-veresoonkond, närvisüsteem, siis meeleelundid, seedesüsteem, hingamiselundkond ja sisesekretoorsed näärmed, mis vastutavad meie hormoonide eest, kusesugu elundkond, aga mis kõige alahinnatum, jah? Mhm. Ja see on nüüd üks asi, mis on võib-olla teadus viimastel aastatel teinud ja välja selgitanud, et kui suur mõju on meie seedeelundkonnal. Milline on meie siseelundkonna ökosüsteem, meie seedeelundkonna mikrobioom? See määrab ära, kas me oleme ärevad, kas meil on allergiad, kas me oleme terved või pidevalt haiged, kas meil on hea tuju, kas meie seedimine on piisav, kas õppimine jääb paremini, nii-öelda õpitu jääb paremini meelde või mitte. See kõik algab ka seedeelundkonnast. Ehk siis justkui ülioluline, mida sa suust sisse ajad, et see on nagu justkui tegelikult primaarne. Jaa, tohutult. Et kui sa tahad oma keha eest hoolitseda, siis esimene asi on see, vaata, mida sa sööd. Kui palju sa sööd? Peaaegu esimene, ja. Et ma ei saa teda panna nagu mägede kõrguselt teistest ette. Seal tuleb paar asja kohe kindlasti nagu järgi. Et aga üks väga suur mõjutaja, kuidas sa ennast tunned, mis tujud sul on päeva jooksul, ongi see, millal sa sööd, mida sa sööd ja kui mitmekesiselt sa sööd. Nii et ja see on väga alahinnatud ja see on otseses seoses meie immuunsüsteemiga, otseses seoses meie haiguste väljakujunemisega. Näppu peale ei saa panna, kõik on lihtsalt nii-öelda selles mõttes oletused, et siis mitmekesine mikrobioom võib olla haiguste ennetaja. Võib-olla. Muidugi ei pruugi, garantiid ei ole, aga sellel on nii suur mõju, et igaüks võiks panustada sellesse. Ehk siis kas saaks nagu niiviisi kuulajatele öelda, et kui sa tunned ennast kehvasti või väsimus pidev või sa öösel magada, raskustunne kõhus, mingisugune tualetis käimise probleemid, kas liiga vähe või liiga palju, et siis inimesed võiks esimese asjana nagu vaadata üle, millal ja mida nad söövad ja kui palju? Võimalik, jaa. Tähendab, kindlasti nad peaks üle vaatama enda toitumise. Ja toitumine peaks olema nii-öelda tervislik, kuigi see nimi, see tervislik, see ajab mind natuke muigama, aga see, mis sa just kirjeldasid, seal mul tekiks kohe küsimus, et mis keskkonnas ta elab. Kas tal on ikka turvaline elukeskkond või on tal mingid elupartnerid selles samas keskkonnas, kes on võib-olla ohtlikud, nii-öelda tema organismile ja kehale. Et ja kui me oleme keskkonnas, kus meie ärevus on pidevalt üleval, siis meil tegelikult seedesüsteem aeglustub või koguni peatub. Et siis öelda inimesele, et alusta hommikul tunni aja jooksul soolase hommikusöögiga, 3 tunni pärast uuesti, ta ei suuda süüagi. Aga isegi kui inimene siis kuidagi läbi mingi häälestatuse, meelestatuse suudab siis süüa, siis kindlasti ka tema saab sellest mitmekülgsest toitumisest kasu. Võib-olla selgitadki kuulajatele seda ärevuse seisundit kehas rohkem. Et mis sa selle all mõtled, et keha tunneb, et tal on ohtlik?
ja noh, ma mõtlengi, et kui on eluaaslane, kellega suhted ei ole terved ja sa pead pidevalt ennast korrigeerima hirmuga mingi järgmise konflikti ees, siis sa oled pidevalt ärevas seisundis, et ega sa ei tee midagi valesti. Ja ega kuskilt ei tule mingi oht. Ehk siis pidevalt valmisolekus ennast kaitsma või siis ennast nii-öelda tagasi tõmbama, et konflikte vältida. Aga see on, organismile on kogu aeg ärevus. Organism ei tunne ennast mugavalt. Ja kui siis me oleme ärevas seisundis ja meil on aktiveerunud siis sümpaatiline närvisüsteem, siis seedimine seiskub või vähemasti peatub, aeglustub. Aga tavaelus võib-olla ei märkagi seda, et noh, oled justkui nagu harjunud sellise eluga. Et kuidas nagu lihtsasti ära selgitada, et kuidas ma saan aru, et mu keha on Pinges ja ja et võib-olla ei seedi hästi või et ta tunneb, et tal on ohtlik, et võib-olla ma oma peaga ei saagi aru sellest, et minu jaoks on loomulik keskkond ja loomulik suhe, et okei, me küll tülitseme vahepeal, aga et kuidas mu keha nagu siis või kuidas ma ise tunnen, et millal mu keha siis võiks mulle märku anda, et vot näed, tegelikult ma võiks nagu vaadata hoopis üle oma keskkonna. see on nii hirmutav praegu. Mõtle, kui kuulaja saab aru, et see on muidugi väga hea, on ju. Aga sul on väga õige tähelepanek. Inimene ei saagi aru, ta on kuidagi selles manipuleeritud ringis sees. Ta ei pruugi aru saada. Okei. Nii. Üks asi kindlasti on see, et söögiisu ei ole. See on kohe üks näitaja. Et või siis hakkad sööma ja jääb kurku kinni. Teine asi muidugi, et kui sul on, see võib ka olla vanemate poolt, see võib olla lähisugulased. Ja kui nad näiteks tulevad sulle külla, siis sa muudad enda käitumist. Või lõpetad ära selle, mis sul parasjagu pooleli oli. Ja noh, siis lähebki kogu tähelepanu sellele, et kuidas ma saan sellele teisele inimesele või nendele külalistele teha olemise nii mugavaks, et sa ei saa jätkata iseendale keskendumisega põhimõtteliselt. Ebaregulaarne uni võib-olla. Seal on muidugi väga palju põhjustada, mis ebaregulaarset und võivad põhjustada, aga ja ma arvaks, seda ma ise ei tea, aga ma olen näinud natukene teiste pealt, hästi meeldib nagu tervisenäitajate järgi ennustada, mis elu nad elavad. Et ma võin küll eksida, aga kui ärkad hommikul ülesse ja oled hästi selge, hästi ärev või siis nagu ehmatad hommikul ülesse ja südametöö on hommikul kiirem. Et näiteks ärkad ülesse, seda saab kontrollida niimoodi, mõõdad enda pulssi, tõused voodist püsti ja näiteks pulss läheb 2-kordseks. Et see ei ole normaalne seisund ja see näitab ärevust ka. Okay. Siis võib-olla ongi ja millegi pärast nagu söögiisu ei ole, et miks keha nii ärev on. Et miks just hommikul, sellepärast et öösel sa jääd magama, natukene aju nii-öelda lülitub välja sellest. Aga siis hommikul nii-öelda sa ehmatad ära, et issand jumal, et kas ma tegin midagi valesti, ma mitu tundi lubasin endale mitte mõelda sellest teisest inimesest, et teha tal olemist paremaks. Aga kõik need samad näitajad tulevad ka tervislike kõrvalekallete tulemusel, et kui ikkagi inimesel on välja kujunenud depressioon, et siis ma arvan, et kõik need samad asjad on. Et see ei pruugi üldse olla sellest keskkonnast või teisest inimesest, et jah, keeruline öelda, aga just
just kui me räägime lähisuhtest ja minul on kuidagi see nagu väga südamelähedane teema ja alati, kui on pühad, siis mul ja kui on pikad pühad, siis mul kuidagi südames käib lausa valu läbi, et ma mõtlen, et kui palju füüsilist vägivalda nüüd seal kodudes hakkab olema. Et ma ei tea miks, aga just pikkadel pühadel, eriti kuidagi jõulude ajal käib see valu läbi ja just lähisuhte nagu probleemide puhul just, et kui sa muudad enda käitumist või jätad midagi ütlemata, et vältida konflikte, et see on minust kõige selgem nagu näitaja. Lihtsalt ma nagu mõtestasin su jutu peale enda keha, skännisin ja tundmusi ja millal mida ja kuidas, et kas see võib ka olla üks põhjus, et ma justkui nagu liigun hästi palju. Noh, okei, söön võib-olla natuke liiga palju, aga söön mitmekesiselt, aga kaal tõuseb või ei lange või et ma ei tea, teen korrapäraselt trenni, et ma tunnen küll peale seda, et keha on nagu hea ja mul on energiat ja kõik, aga nagu kaal ei vähene või see, et justkui ei seedi või hoiab endale, ei anna ära midagi, et kas see võib ka olla nagu põhjus? Jah, aga pigem enne alustaks sellega, et läheks perearsti juurde, teeks verepildi, vaataks üle keemilise koostise kehas. Kui vaja, siis testiks kilpnäärme talitlust ja siis sealt edasi. Liikumine on väga oluline, number 1. Vaataks, kui palju sa tarbid vedelikku, vett, puhast vett, mis on kõigil väga oluline. Kuulsite, jah? ja siis vaataks üle, et võib-olla on mingid, mul ei meeldi nagu välistamine või ekstreemne toitumine, aga võib-olla on mingid toidugrupid, mis ei sobi. Ja prooviks välistamismeetodiga nii-öelda ühe toidugrupi välistada, näiteks siis, et piimatooted välistada, kas olemine läheb paremaks. Et alustaks pigem sellest, et ja siis muidugi inimesed, kes on väga nii-öelda ambitsioonikad ja palju on tegemist, et ja neil võib olla palju liikumist, tervislik toitumine on palju tegemist, lihtsalt selline pidev stress tegelikult takistab igasuguse rasvarakkuste energia tootmise, et siis ei saagi nii-öelda kaal väheneda. Jah. Et enne kui kahtlustada seda keskkonda, et kas sul on tervislik keskkond või mürgine keskkond, et siis pigem ma arvan vaadata üle harjumused. Magamisharjumused, veejoomisharjumused, liikumine jäägu sisse, teha perearsti juures verepilt, see on number 1. Ja siis rääkida perearstile oma sümptomid ja võib-olla kilpnäärne test. Kui seal on kõik korras, siis kindlasti ka töö enda sisemusega. Jaa, nagu sa just käisid tegemas nädalavahetusel, jah? Ja no nüüd ma pean ära ütlema, et mida ma siis tegin nädalavahetusel. Jaa, ma nokkisin välja selle. Et käisin ka seal Maria Ülimina laagris. Ja see on ülivõimas kogemus, kuidas iseendani rohkem jõuda ja enda võimekuse ja võimete piirini. Et seekord näiteks käisime sütel täitsa siuke hops ja valmis. Ja need süted hõõgusid seal, ma nägin. See kohal ei olnud, ma nägin. Mul tuli sinu selle keskkonna jutu peale meelde, et see ei pruugi olla alati ka kodukeskkond, et seda ärevust võib tekitada töö. Ja ja võib-olla siis teine keskkond, ma ei tea, vanemate kodu või üks sa tunned, et see seisund nagu tuleb tagasi, et keha läheb ärevaks. Ja, issand, kuidas veel märgata? Hingamine. Kui sa enam ei hinga, ja proovi korra hingata hästi sügavalt niimoodi, et su ringkere laieneb igas suunas just kõhupiirkonnast, mitte ülevalt. Ja nagu kõhu ümbert 360 kraadi kere laieneb. Ja kas sa tunned meeletut kergendust ja seisundi vahet? Kas tunned väga suurt kontrasti?
Ja siis on küll see, et kui ma siis tunnen väga suurt kergendust ja kontrasti, järelikult ma enne hingasin pinnapealselt. Ja see on üks ärevusega kaasas käiv füsioloogiline seisund. Ja kuidas olemist parandada? Hinga sügavamalt. ja hinga just sügavamalt, ja sellega sa võid selles samas keskkonnas enda olemist parandada. Ja see on ülioluline, et ma olen endas ka märganud, et kui on mingid sellised olukorrad, et sa, ma ei tea, pead esinema või kuidagi ette astuma või on pingeline tööaeg ja kui sa lõpuks siis nagu märkad, et sa polegi justkui nagu hingaja ja siis sa teed seal, siis on nagu tunned kohe, et kuidas keha lõdvestub. Ja siis sa võid nagu näpu peale panna, järelikult ma siis enne olin pinges. Sest tõesti on keeruline vahepeal mõista. Sest kui inimene on ärev, siis ta on rumal. Ta ei näe suurt pilti. Ja ta ei ole võimeline nägema suurt pilti, sest see ei ole hetkel elus püsimiseks, ellujäämiseks oluline. Jälle, keha on võimas, eks ole. Et kõik on põhjusega. Ja siis ta ei näegi suurt pilti, et olukord on mäda. Oh jumal, üks asi veel, kuulake lähedasi. Päriselt, teised sinu ümber märkavad enne. Tahad või ei taha, kuulama lähedasi. Väga võimas relv. Et kui sa ennast ei taha kuulata, siis kuula lähedasi. Ja kui sa ise arvad, et ei, see ei ole mitte midagi, siis kuula lähedasi. Muudatusi on keeruline teha. Ainult sellepärast, et lähedane ütles. Aga kuula neid. Ürita ka kõrvalseisja pilguga vaadata ja ühel hetkel siis võib-olla tänu sellele saab ka mingi muudatusi kergemini teha. Just, et sa ei võtaks seda kui rünnakut, et ma ei tea, ema või elukaaslane ütleb sulle, et kuule, sa oled nii närviline või mis sul viga on või mis need laused võivad olla, et äkki sa peaksid puhkama. See on muidugi üks ohtlik koht. Sellepärast, et pingeseisundid ja pingelisemad perioodid, need on lühiajaliselt väga omal kohal. Kui sul tuleb mingi idee, tahad... Kas ma võin näite tuua? Jaa. Võin või? Muidugi. Sinu puhul? No, jah. Oi, sul läheb nüüd ärevaks olukord. Kui sul tuleb idee, tahan teha lastelaagreid, siis selle laagri kokkupanemine, kas see on üks lust ja lillepidu? Sul tuleb nii palju hirme pinnale. Ja sul on võib-olla unetunnid vähenevad, sellepärast, et teed erinevaid kokkuleppeid, teed kodulehte või ei tee kodulehte, siis valmistad ette seda laagrit paika. Sa oled füüsiliselt väsinud, sa oled vaimselt väsinud, sa oled ärev ka. Aga kui sa ennast sinna olukorda ei pane, siis see laager ei sünnigi kunagi. Aga selles mõttes, et midagi ära teha, siis me peame olema selles ärevas foonis lühiajaliselt ja mõtestatult. See mõtestad täpselt. See on kuu aega pingutust. 1 kuu läks ja sealt sünnivad asjad. Nii et ja kui keegi siis kõrvalt, kes harrastab väga mugavat elu ja tal on ka mingi idee tekkinud kunagi 10 aastat tagasi ja ta ei viinud seda ellu ja siis nüüd tal natuke kraabib. Ja siis ta vaatab, et sina hakkad tegema midagi, mida sa tahad teha. Ja siis ta ütleb, et ei, sa peaks ikka puhkama ka. Sellepärast, et tal läheb ebamugavaks. Nii et natuke tuleb ettevaatlik olla selliste kommentaaridega, et või jumala eest mingi, sa peaks ikka sööma ka, kui keegi hakkab toitumist jälgima. Sa peaks ikka puhkama ka. Need on kommentaarid sellepärast, et sellel inimesel endal on ebamugav olla, sest tema ei tee neid asju, mida ta peaks, mida ta ise siis tunneb. Kui ta üldse korda ei lähe, siis ta ütleb, vägev, mis teed? Vau, korraldad laagrid. Pinge. Millal toimub? Et jah, aga kui keegi ütleb jah, et siukse mureliku näoga silmist nagu näed ära seda hirmu või muret, et kas
kas sul on kodus kõik hästi? Mingid sellised küsimused need on väga alarmeerivad põhimõtteliselt, et jah, või et sa näed väsinud välja, sest see pidev ärevus, see vanandab hästi palju. Kui muidugi see võib ka olla geneetika, aga tõesti jah, et ja inimene ei hooli endast enam, ei säti enam näiteks, ja kui sa avastad, et sa ei ole ennast tükk aega sättinud, siis võib ka olla midagi tasakaalust väljas. Et ja näiteks, et sa oled kuidagi muutunud. Kui sa ise tead, et sa oled muutunud, käisid läbi üliminalaagri ja ma olengi muutunud väga hästi, aga kui sa mõtled, et mis mõttes muutunud? Ma ei ole tegelen iga päev ainult ellujäämisega ju. Et siis lihtsalt oledki muutunud, et endaga enam ei tegele. Et jah, ma lihtsalt pean ära mainima, sest nii palju tuleb neid kommentaari, et sa peaksid ikka puhkama ka ikkagi, ma ei tea, nii palju ei tohiks teha, aga võib-olla see inimene on täpselt oma selles kuu aega, ma teen selle ära, muidu ei sünni midagi, võtad ennast kokku ja selle suudab keha, ma taha inglise keeles sõnu kasutada, nagu andestada ja heastada ja keha suudab selle kuu aega, osadel muidugi ei suuda võib-olla, et osadel suudab 2 kuud, 3 kuud. See on nii sõltuv ja selle aja suudab su keha siis nii-öelda hoida seda fookust ja seda eesmärgi suunas liikumiseks vajalikke funktsioone, et jaa. Ja, et mul lihtsalt tuli see, et kui see idee eesmärk tuleb nagu sinu seest ja see sisetunne ja see pakitsus ja see ärevus, et nii põnev, ma tahan teha, et siis on nagu see kuidagi nagu see hädavajalik, see selline väike ärevus, et issand jumal, kas tõesti, kas mina, kas juba? Just, jah, ma vastan sulle. Jah, igaühele vastan, et selle jaoks on ärevus väga vajalik. See aitab meil asjad ära teha. Aga teine koht, mis oli, et mis mul on ka öeldud, et su silmad ei sära enam. Vaata, see on see koht, kus võiks ise endalt küsida, et kus ma täna olen? Kus mu fookus? Ma kujutan ette, et nii mõnigi kuulaja oli praegu. Ja kui sa näed kedagi, kelle silmad ei sära, siis ja sul tuleb mingi sisemine tunne, et kas ma võiks talle öelda? Ütle. Ütle. Vahet ei ole. Et see ei ole võib-olla, minule meeldib öelda, et see ei ole sinu otsustada enam. Sinule anti, vabandust, natuke esoteerika, sinule anti signaal, sinule anti sõnum, mida on vaja edastada. See ei ole enam sinu otsustada, et kas ma edastan selle või mitte. Et kui sa märkad seda ja sulle järsku tuleb kuklas tunne, et peaks talle ütlema midagi, siis ütle välja, vahet ei ole, mis inimene selle infoga teeb. Just. Et isegi kui ta kohe või natuke solvub või mis mõttes, siis see jääb temasse, ta hakkab seda seedima. Ja see jõuab talle üks hetk kohale, et see on ülioluline tegelikult märgata. Ja kui see tuleb heast kohast. Just. Aga kui meil on kahjuks sellised varjuküljed, eks ole, et kui inimesel on ikkagi varjukülg ja mingi vimm ja viha ja see näiteks tuleb mingist vihast, see kommentaar, et seda ei tasu muidugi öelda, et kui see tuleb heast kohast, kui inimene suudab muidugi ära tõlgendada, kust kohast see tuleb. Ja see on ülioluline märkus, et heaga ja südamega vaatad teist inimest ja kui sa märkad, et tal justkui on sära kadunud. Küsi endalt, kuidas sa teda toetada saad. Kas see üks lause võiks tekitada muutust? Ja isegi kui sa koperdad selle kogemata valusalt välja, tegelikult vahet ei ole. Et kui sul ikkagi taha kuklasse saabub see signaal, et tuleb öelda või jääd niimoodi, ma tahaks öelda, issand hirmus, ütle lihtsalt ära. Ja. Sest on ta kolleeg, on ta sõbranna, on ta pereliige,
ja tead, teinekord, ma ei tea, mul on küll tulnud täiesti võõrale inimesele. See võib olla ka hea kommentaar. Millegipärast on tunne, et oli hea teenindus, oli nagu kuidagi väga hea teenindus, aga võib-olla mingi poemüüja. Ma ei peaks ütlema talle, ma ei ole mul on klienditeenindus, ma ei ole kuskil kohvikus restoranis. Aga siis mingi, mis iganes põhjusel, ma ütlen selle, mis iganes põhjusel, kas ta kõhkles võib-olla täna iseendas, kas ta sai mingi negatiivse sõnumi, kas elus on mingi väljakutse tal, et see väike positiivne kompliment tema panuse eest võib-olla läheb lumepallina veerema ja teeb väga suure muutuse lõpuks tema elus, et jah, võib ka täitsa olla võhivõõras. Jah, et seda komplimenti on ju, et enne me rääkisime, et kui sa märkad, et ta on lössis kuidagi on ju, siis jah, et ma olen isegi saanud selliseid ootamatuid, ma ei tea, kas märkamisi või et mul tuli lihtsalt üks lugu meelde, et ma pidin ühe rongi pealt teise peale minema, aga no ilge põiekas oli, tahtsin minna vetsu sinna, mis see Balti jaamas on, on ju. Ja meil olid kübetki sularaha, et sinna alla siis tualetti minna, seisin seal, mis nüüd saab, on ju. Ja lihtsalt üks naisterahvas tuli, andis oma selle, mis see seal on, selle ostutšeki, et kuule, mine ise. Mingi täiesti sellised lampi asjad, lihtsalt märgake enda ümber nagu ja siis saad, mul oli terve päev mingi siuke vau, inimesed on nii ägedad. Jaa, kui nad lubavad endal olla, on ju. Issand, kui äge. Ja sa ei öelnud ju välja. Ei, ma lihtsalt seisin seal ja see ei olnud üldse pikk aeg nagu mingi, ma ei tea, 5 sekundit mõtlesin, mis nüüd saab, on ju, et mul läheb 7 minuti pärast rong, et kuidas ma pean kohvi ostma, et saada nagu vetsu minna, vaata, on ju. Jaa. Issand ja kujutame nüüd ette, oli naisterahvas. Ja, et see naisterahvas nüüd ostis midagi, mis seal tšeki peal oli? Kohvi. Ostis kohvi, jalutas mööda tualetist ja mõtle, sa saad mingi murdosa sekundi jooksul mingi mõtte endas annaks selle tšeki edasi. Kus sul tuleb siuke mõte? Ja ma üldse imestaks, kui see naine kunagi ei võta tšekki tegelikult. Ja siis sellel päeval teenindaja küsib tšekki, soovitas, tal on mingi imelik tunne. Miski pärast ma tunnen, ma pean selle tšekki praegu võtma. Ja siis ta on, miks ma pidin selle võtma? Ja siis ta annab selle sulle ja sina oled mingi pinglid saabusid. Et see hakkab kuskilt kaugemalt veel pihta ja see on nii äge alati. Ja. Nii, aga mul on sulle selline küsimus, et kuidas on eriala õppimine muutnud sinu igapäevaseid harjumusi? Ehk siis, kuidas ma olen ise enda elu harjumusi muutnud tänu sellele, et ma olen saanud lisateadmisi. No üks asi on see, vaata, kas oskab nüüd näpu peale panna, on ju. Aga see pidev toitumine, tasakaalustatud ja just tasakaalustatud toitumine. Ja kui ikkagi teinekord, ma ei tea, talvisel perioodil on vähem liikumist, suvel ma nüüd siin paar aastat olen golfi mänginud ja kehakaalu hakkab juurde tulema, siis ma lihtsalt tean, mis haigused võivad vallanduda, kui mu rasvaprotsent tõuseb. Alates diabeedist, kilpnäärme häireteni, peres olnud see ja siis ma liigun veel vähem, südamemured on ka perekonnas ja siis mu süda ei saa piisavalt koormust ja siis ma võib-olla olen tulevikus ka südameprobleemidega ja siis lihtsalt korrigeerin oma toitumist paariks kuuks, et see rasvaprotsent jälle maha tuua. Ma ei tea, iga kord, kui keegi pakub ja siis järgmine asi, et kui iga kord keegi pakub mingit kooki või asja, siis
issand jumal küll, nagu kui seal on veel mingi šokolaadiga mingi braunikook, nagu ma iga kell võtaks mingi martsipani kringel, nagu ma sööks, ma ei tea, 3 tükki ära. Aga kui ma teeks kõiki neid asju, mida ma tegelikult tahaksin, nii-öelda himustaksin, siis ma teen alati seda nalja, et siis ma ei mahuks siit uksest ka välja. Et see, et ma olen selle figuuriga, see, et ma toitun selliselt, nagu ma toitun, see on ainult puhas teadus. Et siin ei ole nagu tegelikult siin ei ole pistmist sellega, et mis meeldib või mis sisud on. Et emotsioonid on välja lükatud. Ja kui on siis põhitoitumine paigas, siis ma lähen kerge südamega, sest ma tean, et nädal aega on toitumine paigas olnud, kaloraažid on kõik sellises normi piires, et ma säilitan oma kehakaalu, et mul ei lange see, sest mul ei tohi praegu langeda ka, et mul ei tõuse see, siis mu sportlik võimekus jääb samaks. Ja siis eile oligi naistekas, võtan selle koogi ja panen veel sotsiaalmeediasse ülesse ka selle pildi koogi, sest mul ei ole mitte mingit muret, sest ma tean, et taga on tegelikult nii-öelda nädal aega tasakaalustatud toitumist, kontrollitud, mitte et suhkur otseselt halb oleks, aga kontrollitud suhkrutasemega ja siis ma olen nii-öelda nii enesekindel, et ma võin isegi toitumisnõustajana ja anatoomia füsioloogia õppejõuna siis koogiga pildi üles panna, nagu küsimus on tasakaalus ja lõpuks ikkagi see keha räägib sinu enda eest. Aga jah, inimesed vaatavad mind, et ma olen aastast aastasse olnud sellise kehaga, et küll mul on ikkagi hea olla, kergem, see on igapäevane aastast aastasse järjepidev töö. Et selline järjepidevus. Mida sa endale ütled? Mis on need laused sinu peas? Kuidas sa suudad järgida seda? See on mõne inimese jaoks müstika, mina ka patustan liiga palju. Ma küll pärast mõtlen, issand, poleks pidanud, ja homme hakkan. Aga et nagu kohe saada see mõte õigeks, see fookus, et mulle aitab. Jaa, okei. Mis on need laused, mida mina kasutan, ongi see, et järelikult mul sisimas on see kutsung nende lausete järgi. Et oluline on ikkagi aru saada, mis on see päris sisemine kutsung või päris sisemine soov, mida sa elus väärtustad. Ja kui inimesel on tegelikult sisemine väärtus, sõprussuhted, ja ta naudib neid kõige rohkem, et neil on välja kujunenud traditsioon, mis on muidugi ohtlik, välja kujunenud traditsioon, et igal laupäeva hommikul käivad sõbrannaga, otsivad linnast kõige paremad saiakesed. See on meeletu sotsiaalne nüanss, ilma milleta võib-olla see põhimõtteliselt see inimene tunneb, elu ei ole elamist väärt. Ja kui see inimene nüüd järsku vaatab, et tema kolleeg hakkas näiteks toitumist ja treenimist regulaarselt jälgima ja tunneb nagu ühiskonna survet või kollektiivi survet ka seda sama teha, siis tekibki see, et ta nii-öelda, nagu sa väljendasid sõna, patustab. Patustab selle ühiskonna survel pandud eesmärgi osas. Aga tegelikult enda sisemiselt ta järgib enda väärtust. Aga mõistsid või? Jaa. Okei. Et mis päriselt inimesel korda läheb? Et see küsimus on. Et kui ikkagi üldse ei suuda oma pandud toitumist järgida, siis on see, et oota, mida sa tegelikult saada tahad? Tuleks minna algusesse tagasi. Aga minul ongi see, mida sa tegelikult saada tahad? Ja tegelikult ma tahan, et mul natukene kõhuljased paistaksid. Ja siis tegelikult, kui ma vahest mõtlen, et ma ei viitsi sinna trenni minna, siis ja tegelikult ma tahan, et mul võib nii-öelda, et mul tuharalihased on vormis. Ma tean, mis see minu jaoks on ja siis see sisekõne on natuke nagu erinev alati, aga põhimõtteliselt oota, sa ju tahtsid tuharalihaseid. Kuidas sa siis saad need? On mul nagu küsimus iseendale.
kas lihtsalt sellest sa soovid? Ei, ma pean kohale minema ja ma pean need trennid ära tegema. Et kuidas sulle siis tulevad need? On see minu sisekõne, kuidas trenni minna. Aga üks, mis on mind tohutult aidanud, mis aitab natukene vanadest mustritest lahti saada, on see, kui sa homme ärkad, siis Piret, kas sa homme hommikul tahaksid, et sa oleksid eile trennis käinud? Jaa. Hästi. Ja seda küsid ennetavalt. Kell on 6 õhtul, sul on kontoritöö ja sa tead, et tervise seisukohalt on hädavajalik liikumine. Ja selle oled juba nii-öelda lahti mõtestanud ja siis küsidki endalt, et kas ma homme hommikul tahaksin, et ma oleks eile jalutama läinud ja ma tervise nimel midagi teinud. Jah, ja siis on võib-olla kergem, et ma soovitan seda kasutada. Väga võimas jah. Et võib-olla jah, ma olen ise kokku puutunud just nagu naistega, kes ei armasta oma keha, ma ei tea, 15 kilo ülekaalu, mis ma enam hakkan, et kuidagi nagu neid jõustada, et alati on võimalus ja keha andestab sulle. 2 päevaga. 2 päevaga. Kui sa muudad oma toitumise, siis 2 päevaga on juba näha, kuidas mikrobioom hakkab tervenema. Vaikselt, aga hakkab. 2 päeva. Nii et ükskõik, mis on. Aga siinkohal ma soovitan kindlasti, see kehakaal on tulemus. See on ainult mingi tegude tulemus. See on lõpptulemus. Kui keegi väga mõtleks, et ta tahab rikkaks saada, siis ta kujutab ette, manifesteerib, kuidas tal on konto peal või on siis mingid kinnisvara väärtuses 10 miljonit. Siis ta mõtleb 10 miljonit. Ja siis kõrval on tüüp, kes mõtleb sellele, et nii, iga päev 3 tundi õpin kinnisvara turgu, õpin investeerimist, keskendub sellele. Kumb jõuab tulemuseni? Et keskendub tegudele ja tulemus tuleb ise. Ta tuleb tegude tulemusel. Ja. Et aga keskendu tulemusele, et ei ole mõtet stressata selle kaalunumbri pärast ja lõppkokkuvõttes natuke kõrgema kehakaaluga inimesed elavad kauem. See on selge. Minu rasvaprotsent on pikaealisuse kohta liiga madal. Et ma tean teadlikult, et ühel hetkel ma julgelt lasengi rasvaprotsendi kõrgemaks, et elada kauem. Et aga me saame keskenduda mitmekesisele täisväärtusliku toitumisele ja siis me saame ennetada loodetavasti erinevaid haigusi ja tänu sellele elada kauem. Nii et keskenduda tegudele. Ülihea näide, aitäh sulle selle eest. Nüüd mul on üks äge küsimus sulle. Nonii. Uni, toitumine või liikumine, kui peaksid neist ühe esikohale panema, siis mille? Uni, toitumine ja liikumine. Okei. Ükskõik, kui palju me liigume, aga kui me magame vähe, siis on meie kehas põletikutase kõrgem. Me võime püüda toituda ükskõik kui hästi, aga kui me magame vähe, siis meie tühjakõhutunne on alati suurem ja täiskõhutunne tuleb alati hiljem. Nii et ma tõstaks esikohale une. Sest kui sa magad piisavalt palju, siis sinu isud on usaldatavamad. Sa võid usaldada enda isusid, et nüüd mul on kõht tühi ja nüüd sai kõht täis. Selliselt, et sa ei söö nii-öelda üle oma vajaduste. Ja kui sa magad piisavalt kauem, siis sul on vähem aega süüa ka.
ka liikuda. ja kahjuks ka liikuda, aga ikkagi ja sa võid ükskõik palju liikuda, aga kui sa piisavalt ei maga, siis on tegelikult keha tasakaalust väljas. Ja esikohal on uni, piisav uni. Mida tähendab piisav uni, kas on mingi skaala, mingid minutit, kui palju siis peab inimene magama või see sõltub individuaalsest? Ja nüüd ma paitan iga ühte, kes kuulab, et jaa, see on individuaalne ja kui sina tunned, et aga minul ongi ainult 6 tundi und vaja, jaa, hästi, aga see pigem on ikkagi nii-öelda laialt üldistatavad soovitused, et selge on see, et igaüks peaks magama 7,5 tundi öösel. Selge on see, kui inimene tegeleb pideva õppimisega või füüsilise koormusega, siis 9 tundi. 9 tundi, jah. Kui, ja siis sealt edasi, kui sa saad näiteks mingi öö vähe magada ja kuidas siis tasakaalustada keha, on see, et järgmine öö on vaja magada vähemalt 8 tundi. Siis on nii-öelda jälle roheline tuluke kuskil nurgas põleb, et kõik on hästi. Et ja no üldjuhul ikkagi 7,5 on, leitakse, et norm ja naised siis enne menstruatsiooni nädal aega siis 8 tundi. Aga ja, noored kasvueas inimesed või täiskasvanud, kes õpivad või treenivad siis 9 tundi. Kas seda saab ka kuidagi nagu jagada, et ma magan öösel 6 tundi, siis päeval teen tukastuse 2 tundi? Ja. Kas siis on ka kokku 9 või 8? Tegelikult jah ja ei, et 7,5 peaks öösel magama, aga 9 võib tulla küll lõunauinakuga kokku. Ja, seda on teadus näidanud, et see on pigem parem. Ja kui siis tehagi lõunauinak, et sa selle oma unevajaduse täis saad, näiteks magasid öösel 7 ja päeval 1, siis hormoonide tootlikkus on ka optimaalsem päeva jooksul, isegi kui sa magad keset päeva. Et see oli just üks põnev küsimus, meil tekkis viimasel koolitusel ja siis ma uurisin teaduslikke uuringuid ja oligi selle kohta tehtud teaduslik uuring, nii et ma mõtlesin ka, et kui magad 1 tunni päeval, et kas keha läheb ka segadusse, et kas see on nüüd öö või päev, mis ma tegema pean, aga ei lähegi. Pigem on paremuse suunas läheb päeva teisepoolne hormonaalne süsteem ja melatoniin õhtul ikkagi tekib piisavalt, et sa ööunne jääd. Mul on lihtsalt vahel olnud selline kogemus, et kui ma päeval magan ja et see uni on pikk, ütleme 10 minutit niiviisi tukastada on okei, aga kui sa jääd ikka sügavalt magama 1,5–2 tundi, sa ärkad, sa oled nagu, ma ei tea, teiselt planeedilt tuled, sa ei saa alguses mitte midagi aru. Et kuidas see nagu... Ja, aga keha seisukohalt on see pigem hea. Hästi huvitav on inimesed nagu kohe peale ärkamist ütlevad, et ma ärkasin nii väsinuna. Siis ma mingi rahu, sa ärkad alles. Siis nagu anna endale aega, et nagu tunni 2 pärast nagu mõõda, kas sa oled väsinud või mitte. Ärkamishetkel me olemegi väsinud, sest me just magasime. Aga jah. Nii, ja järgmine küsimus siis, mis on üks lihtne muutus, mida enamik inimesi saaks kohe teha, et oma keha paremini toetada? Oi, nagu me juba rääkisime, siis uni on väga-väga oluline. Ja üks asi, ma hoian lihtsalt, vabandust, aga ma hoian lihtsalt peast kinni, inimesed laske lahti. On kuidagi kõik on kuskilt õpikust nagu lugenud seda ühtemoodi selgeks õppinud, et õhtul ma ei saa magama minna, sest ma panen lapsed magama ja siis mul on nagu oma aeg. Et ma ei saa magama minna, ma ei saa oma unetunde täis, sellest mul ei olegi muidu oma aega. Ja siis ma olen seda ka kuulnud. Oled, on ju? Kus te selle kõik olete õppinud? Sellepärast, et võt sellest oma aeg öösel unetundide arvelt, võt see tuleb kohe ära lõpetada. Sellepärast, et
kõige suurem asi, see kõige suurem kingitus, mis sa oma kehale teha saad, on õhtul see telefon ära panna, lapsed magama panna, minna samal ajal magama. See on Ai jaa. kõige suurem kingitus. Ärkad varem ja toimetad kas või siis. Aga see mingi maagiline oma aeg seal iseenda unetundide arvelt, see on mul kõige valusam nii-öelda koht alati. Et kuidas inimesed tunnevad, et neil ei ole muidu oma aega ja siis nad hävitavad iseenda keha. Et nad ei lähe magama ja on poole ööni üleval. See on otseses mõttes poole ööni. Et kui ikkagi sa nädalas lähed 1 päeva peale 12 magama, siis su keha on nii suure füsioloogilise stressi all, täpselt sama suure, nagu on inimestel, kes teevad öötööd. Ja me teame, et see on väga kahjulik. 1 kord nädalas ja su keha on sama suure kahju saanud. Et tehke endale palun kingitus ja minge samal ajal magama. Kõik võidavad. Sina ja su perekond ja see on sinu oma aeg seal unenägudes. Ja ma kujutan ette, kuidas see trigerdas praegu nii mõndagi. Mis sa räägid? Sul ei ole väikseid lapsi. Aga mul on laps. Kes on kogu aeg küljes, emme, vaata mind, teeme seda. Aga vot see on see jälle see lühiajaline periood. See on see mõtestatud periood, see on see periood. Kindlasti peavad olema ema ja isa mõlemad mestis, mõlemad panustama. Isa peab andma emale puhkust päevasel ajal ja sest lapsed kodus olek, see on 2 korda sama raske kui tööl käia põhimõtteliselt. Nii et isa astu välja ja no tegelikult algab see sellest, et naised peavad endale hea partneri ikka valima. Või siis on lihtsalt see sotsiaalne võrgustik nii tugev. Jah, kas ema või õde või ma ei tea, suurem tädi või palkad lapse õige endale. Et uni peab paigas olema. Ükskõik mis valemiga. Jah. Et mõtle, kui sa saad 1 tunni päevas, kuidagi, eks ju, räägid partneriga läbi, räägid emaga läbi, räägid tädiga läbi või võtad lapsehoidja 1 tunni päevas. See on nädalas juba 7 tundi oma aega. Vau. ja sa ei pea tulema une arvelt. ja sa ei taastu ära selle perega nii-öelda toimetamisest või lapsega toimetamisest, kui sa ei maga piisavalt. Niikuinii laps ei lase piisavalt magada, et kui laps ikka magama lähe, siis lähed lapsega koos. Elad loodetavasti või tõenäoliselt tervemana ja elad tõenäoliselt kauem. Just see tervem ja okei, kauem on ja see võib, me kunagi ei tea, kuidas see lõpp tuleb, aga et nagu tervemana. See on nagu see märksõna, mida võib-olla endale öelda. Just. Nii, mis on üks asi, mida sa sooviksid, et iga inimene oma keha kohta teaks? Jaa. Nagu me alguses rääkisime, siis keha andestab hästi palju. Aga selline halb üllatus nagu sama nagu pensioni kogumisega. Kui sa jõuad pensionikka, siis üllatus, sa ise pidid endal pensionit koguma. Üllatus, riiklik praegu küll ka kahjuks vabatahtlik teine sammas ei ole piisav, et pensionieas mugavalt ära elada. Üllatus. Sa oleks pidanud sellega alustama 40 aastat tagasi. Ups, jäi mainimata väike asi kooli lõpus, et tavai, nüüd mis väljenda, aga põhimõtteliselt, et kooli lõpus jäi ütlemata sulle, et nüüd esimesest päevast hakka endale pensioniks lisa koguma. Et see on sinu enda teha. Ja tervisega on sama asi. See, mida sa sööd juba see, mida sa toidad enda lapsele, kes on esimesed 2 aastat nii-öelda siin maamuna peal, kujundab välja tema kalduvused või mitte kalduvused juba rasvumisele,
diabeedile. mis sa ütlesid, esimesed 2 aastat? Esimesed 2 aastat, jah. Ehk siis, kui ma küsin ka inimestelt, et milline beebi sa olid, et kas sa olid nagu Michelini beebi, siis on natuke kurb lugu, sest rasvarakud on kujunenud välja ja rasvarakud ülesanne on ainult täituda. Ja kui sul on neid nii palju rohkem. Ja hilisemas eas siis rasvarakk enam juurde ei teki, ainult haiglas ülekaalu puhul. Ja siis sul on lihtsalt ülimalt keeruline, sest see pagas, millega sa tuled siia ellu juba esimese 2 aasta pealt, sul on lihtsalt rasvarakke nii palju ja siis võitle nendega igapäevaselt, sest nemad ütlevad kõik kommi, süüa. Või siis ütlevad lihtsalt, et soolast palju. Et siuke igapäevane võitlus. Et läks raskeks. Ei läinud. Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et ma hakkasin kohe mõtlema, kuidas mina oma lapsi olen kasvatanud esimesed 2 aastat. Ja. Et mida ma siis või kuidas või et kui laps küsib, siis ikka annad süüa ju, et kuidas ma seda siis nagu tervislikult teen, teades seda, et see kujundab tema tulevast elu. Jah, ja see kujundab tema pere tulevast toitumisharjumusi, see kujundab tema laste tervist. Kuni selleni välja, et kui ema on lapse ootel ja võtab väga palju juurde, siis tõenäosus, et ka sellel lapsel on kõrgem rasvaprotsent ja rohkem rasvarakke on suurem. Et juba see enda tervis on number 1, lapse ootel siis tervislik toitumine on järgmine ja see üldse tuleb ka kuskil enda vanematest, aga kui sa oled ikkagi täisealine ja kuuled näiteks praegu või siis, et okei, aga ma olen täna, ma ei saa ajast tagasi minna, siis kõik see, mis sa täna teed, see on sinu enda vastutada. Ja mida ma nagu annakski kõikidel inimestele üks asi, on see vastutustunne, see teadlikkus, et see vastutus su iseenda tervise eest või haiguste väljakujunemise eest on sinu enda käes. Ja, et kui sa oled juba suur ise on ju. Jah, täiskasvanud. Aga ma ikkagi tulen tagasi korra veel selle juurde, et kuidas siis mina lapsevanemana täna saaksin kujundada tervislikke toitumisharjumusi oma 1,5-aastasele. 1,5-aastasel, näiteks, jah. Ja 1,5-aastasel kindlasti juba õige vastus on see, et sõltub sellest, mis sa tegid 1,5 aastat tagasi. Aga kui ta soovib süüa, siis nagu ka täiskasvanutele veresuhkru tase peaks olema enam-vähem stabiilne ja kui ta sööb mitmekesist toitu, mis on Eestis kasvatatud, ta sööb kartulit ja sööb seal ube juurde ja natukene liha ka ja sellega on kõik väga hästi. Aga kui nüüd ta tahab näiteks läheta kuskile väljasõidule või kohvikusse ja siis ta tahab tee peal näiteks küpsist ja sa annad talle lihtsalt selle magusa küpsise tühja kõhu peale, see tekitab lumepallina siis järel tulemusi, kus oli maitsev, kus ühest küpsisest ei piisa, tahaks teist küpsist, jõuate restorani kohale, siis ta tahab jälle mingeid erutavaid maitseid ja võib-olla ei söögi soolast toitu, võib-olla tahab ainult magustoitu. Et ma pigem nagu, mitte küpsises jälle midagi halba oleks, aga et kui pole ju raske, võtad porgandit kaasa, võtad selleritükke kaasa, paned avokaadot, ma ei tea, annad lapsele keedumuna kätte, et vältida tühja kõhu peale magusa toidu söömist. Ja see juba tõmbab väga palju tasakaalu. Siis jälgid, et laps saab piisavalt hoolt ja armastust, et ta stressitase on madal, et ta suudaks üldse toitu seedida, et ta saaks piisavalt und, et sa ei sõidaks tema uneaega sisse, sest väsinud laps ei taha soolast toitu nii hästi kui puhanud laps ja jälle võib-olla need valikud ei ole nii head ja siis sealt sellele kehvale valikule järgneb jälle veel üks kehv valik. Et jah, tegelikult väga erinev ei olegi täiskasvanud. Mul lihtsalt tuli selline nagu näide võib-olla oma tutvusringkonnast, mida ma olen näinud,
et justkui nagu sunnitakse seda last, et kuule, sa pole nüüd 1,5 tundi midagi söönud, tule istu nüüd ja hakka nüüd sööma ja söö kõik ära. Oi. Kuigi laps tahab, eks ju, mängida, tal on hoopis mingid muud huvid, võib-olla ta polegi söönud tükk aega, ta ei küsigi. Et kas pigem nagu lasta siis, kuna see laps ise siis küsib, et kuule, anna süüa mulle või tuleb selle huviga või ikkagi kindlatel kellaaegadel, vot näed, sihuke ports, ma ei tea, kartulit, porgandit ja natuke liha või pigem on see, et lapsevanem peaks jälgima seda, kui laps ise tahab süüa. Ütleme, et hea toitumise osas on oluline kindlasti vaadata, mis on jätkusuutlik. Et kui kogu aeg ainult juhinduda nendest, millal tal meelde tuleb või millal isu tuleb, et siis ei ole võib-olla jätkusuutlik, et ei saa nii-öelda päeva planeerida ja ütleme siis nii, väga turvaline valik. Hommikul tunni aja jooksul on hommikusöök, mis võiks alata soolaselt. Ja tal võib olla seal puder ka, aga näiteks enne on kas või näiteks muna ja siis on väike kauss putru. Aga päeva esimesed toidukorrad võiks olla regulaarsed 3-4 tunni tagant. Ja see ennetab seda, et kõht läheb juba nii tühjaks, et kehal on kähku vaja energiat ja millest ta kähku energiat saab, on kiiretest süsivesikutest, näiteks kommist. Et ta siis hakkab haarama kommi järgi. Et ennetada seda, siis ongi ikkagi 3-4 tunni tagant on järgmine toidukord, aga palun ärge sundige oma lapsi lõpuni sööma. Seal on absoluutselt teatavad nüansid ja lapsed on tegelikult parajad manipuleerijad. Aga kui ikkagi selge väljend, et no näiteks, et sööd soolas ära ja siis saad magustoitu. Ja siis kui ta ütleb, et ma sõin 2 sampsu, ma tahan magustoitu. No see ei ole see. Et ma ei soovita isegi seda nagu magustoitu seal regulaarselt eksponeerida, et see harjumus tuleb hilisemas elus nagu maksab kurjasti kätte, et alati peab toidule järgnema magustoit. Ei pea. Et piisab soolasest toidust ja regulaarsed väiksed toidukorrad. Kui uni on piisav, stressitase on normis, siis võib usaldada oma isusid. Et millal saab kõht täis, siis lõpetad ära. Et me ei soovita ja üks asi, kui lapsevanemad on väsinud juba, et ta ei söö seda salatit ja brokolit, ma enam ei tee, ma keedan talle need lipsukese makaronid ja kõik on hästi. Vot see on allaandmine. Sa pead eksponeerima, sa pead. No okei. Kui sa tahad, siis sa võiksid ja ise ka sööma, eeskujuks olema. See brokoli ja porgand, ta peab olema kättesaadav, ta võib-olla nädalas korra võtab ja siis ta olgu kättesaadav. Et ja kui teda siis ei ole ja on ainult lipsukesed, siis on natuke keeruline pärast sealt välja tulla. Nii et mitmekesine ja erinevaid juurvilju, köögivilju alati peab olema, isegi kui ta ei söö. Sööd ju ise ka, et eksponeerima peab. Ta peab olema kättesaadav. Ja siis muidugi mina ei ole väike laste toitumisspetsialist, aga väikestes kogustes, et algul paned nagu mikrobrokkoli tükikesi sinna pasta sisse, siis paned natuke suuremaid, et juba näha, järjest suurendad seda nii-öelda tükikest seal sees, et selline väike salakava sisse toomine siis toimib. Mis mina nagu oma laste puhul olen näinud see, et ikkagi see enda suhtumine sellesse sööki on nagu ülioluline, et kui sulle ikka see brokoli nagu üldse ei meeldi, sul on enda siuke vastupanu, et okei, et see on tervislik, ma oma lapsele annan, aga ise see on pärast purksi on ja et siis ega siis lapsed lollid ei ole. Tainuvad väga hästi. Et tee siis sellist tervislikku toitu, mida sa ise ka sööks ja sa tunned, et vot see on see söök, mida mina tahan süüa, siis suure tõenäosusega sööb laps ka. Ja miks on vaja brokolit või porgandit süüa? Mitte sellepärast, et see on brokoli või porgand. Kiudained. See on nagu, aga kui su laps seda brokolit ei söö või sööb neid ainult lipsukesi, kus ta neid kiudaineid sööb või saab? Et nagu see võib kõlada nagu üllatusena, pastas ei ole kiudaineid nii palju, nagu üldse kehal oleks vaja. Kus ta siis saab neid?
ja kui me räägime uuesti, tuleme ringiga tagasi, et mis on siis meie keha mikrobiomi toit, millest ta muutub mitmekesiseks? Kiudained. Kiudained on meie sisekeskkonna toit ja meie sisekeskkonna tervise määraja. Nagu see on nii, it's a really big deal. Nii, aga ma vaatan, et meie aeg hakkab otsa saama, et viimane küsimus, siis anna palun kuulajatele mõni praktiline harjutus. Kuidas oma kehas ennast paremini tunda? Jaa. Ja siin on muidugi see küsimus, et mida sellel inimesel on vaja ja mida inimene väärtustab. Et see on ka erinev, et kuidas ta tunneb ennast paremini. Me tunneme ennast paremini tegelikult, kui meil on meie teod ja meie sisemised väärtused on kooskõlas. Aga ma annaks sellise hästi üldise, mis on ükskõik mis erialal rakendatav. Mõtle iga päev. Mis on see üks asi, mida sa saaksid ära teha täna, et oma eesmärkide poole liikuda? No ikkagi nagu kuidas, okei, mõtlen, aga see jääb vaid mõttetasandile. Kas on nagu veel mingi tipp, et kuidas siis see ikkagi, see RI on hästi praktiline, et kui sa tead, siis igasugused kirjutamised ja ma ei tea, mis harjutused, et nagu hästi praktilist näidet mulle palun praegu kuulajatele. Aga ikkagi, ma veel tulen tagasi, mul oli üks inimene meeskonnas, kes on ka Kaitseväe liige. Ja tema ütles, et tema siis salga ülem ütles, kui sa tahad probleemile lahendust, siis mõtle sellele. Ehk siis tegelikult. Probleemile või lahendusele? Kui sa tahad probleemile lahendust, siis mõtle sellele. Kui sul on mingi teema vajab lahendamist, siis mõtle sellele. See tähendab seda, et sa paned ära telefoni. Sa reserveerid selle 15 minutit, seda täisfookust sellele ühele asjale. Ja siis sa hakkad nägema ka lahendusi. Või siis sa hakkad nägema ka, mis on need sammud, mida ma pean tegema. Et see tundub nagu, et see ei ole vastus. Aga mõtle, mis on see üks asi, mis sa saaksid täna ära teha. Sest siis tegelikult sa tegeled selle probleemiga. Kui see käib sul taga kuklas, et mul oleks vaja tööd vahetada. Ja siis oled ärritunud ka veel töö juures. Aga istu maha ja mõtle. Nii, mida ma siis mõtlen? No mul on vaja tööd vahetada ja siis saada tööintervjuudele, järelikult mul on vaja CV korda teha, järelikult mul oleks vaja vaadata iga päev näiteks 10 minutit erinevaid töökuulutusi ja äkki ma võiks ka oma sõbrannadele teada anda, et ma olen uute väljakutsete ootuses. Ja see on juba selged teod versus see, et ma olen ärritunud kogu aeg. Et mul on väsinud, ma lähen hommikul tööle, seal on ainult mingi tulekahju, hullumaja, tulen õhtul koju ja iga päev niimoodi. Et broneeri see aeg ja see, millele sa annad enda energiat, see hakkab kasvama. See ei ole muud varianti. Ükskõik, mida keegi kasutab, et paneb küünla põlema ja siis ma mõtlen sellele teemale, kuni see küünal põleb, on ju. Me teame neid nalju küll, kuidas siis üks raamatuliigutus ja küünal kostub ära, on ju. Aga selles mõttes, et see tulla muust asjadest, teemadest täiesti välja ja keskenduda sellele enda küsimusele, broneerida sellele aeg. Just, ja see aeg võib olla mis iganes see sinu jaoks on see siis, ma ei tea, peatad auto kinni kuskil parklas. Imeline. Keegi ei sega sind. Keegi ei sega. Võtad märkmiku ja pastaka, mitte telefoni. Võtad märkmiku ja pastaka ja kirjutad üles endal need mõtted, need taipamised. Minul tuleb näiteks jalutades. Et see on nagu see, et mis on minul, ma tean seda, et ma saan lahendusi, kui ma olen
iseendaga kõndimisprotsessis looduses, et see on see minu teema, aga ka autoroolis või ma ei tea, see võib olla igalühel oma, lähed rohima näiteks. Ja paljudel magamishetkel ja siis tuleb ka kindlasti panna märkmik ja pastakas, sest öösel ekraani vaadata ei tohiks, kindlasti ei tohiks. Ja õige oleks öelda, et ei ole mõttekas, aga ei tohiks vaadata ja siis sa kirjutadki üles selle, kirjutad oma peast välja. Ja siis sa saad magada edasi, sest muidu ülejäänud öö su aju ainult mõtleb selle peale, et ma ei tohi seda ära unustada ja sa ei puhka välja. Et kirjutad oma peast välja. Sest vastasel juhul on seal peas see pahn, et issand, mulle ei meeldi mu töö, ma ei taha homme tööle minna, noh, mis iganes sealt tuleb, on ju. Jälle ma pean sinna minema. Just. Nika, hästi suur aitäh sulle, mul oli väga põnev ja ma usun, et kuulajatel on ka väga põnev, et siinkohal ma ikkagi kutsun jällegi üles, et kui te tahate veel millestki teada. Jah, kirjutage näiteks oma olukord ära, aga mis on siis need konkreetsed teod, mis me tegema peame, et kui me saame selle lisaväärtust anda, muidugi, pange teele. Just, aga suur aitäh sulle tõesti. Aitäh kutsumast, oli rõõm. Tšau!